Trumpi blokaad on juba jõus ja ta ütleb, et relvarahu Iraaniga püsib hästi. Ma ütleksin, et see püsib hästi. Nende armee on hävitatud. Kogu nende merevägi on vee all. Sa tead, et 158 laeva on kadunud. Nende merevägi on läbi. Enamik nende miinipanijaid on hävitatud. Meil on palju inimesi, nagu sa tead. Homme kell 10 hakkab blokaad kehtima. See juhtub homme kell 10. Teised riigid töötavad selle nimel, et Iraan ei saaks naftat müüa. Ja see saab olema väga tõus. Neljatärnik kindral Jack Keane liitub nüüd meiega. Kindral, millist eelist see blokaad meile annab? See on märkimisväärne. Ma mõtlen, mida me teeme, on ilmselgelt kogu Iraani teistele riikidele eksporditava nafta kinnipidamine erinevate lipuriikide laevadel. Seega ei tule Iraanist ekspordiks enam mingit naftat. Ja see on juba jõus samal ajal, kui me räägime. See avaldab neile kindlasti dramaatilist mõju. Ma mõtlen, et Kargi saare jaotuspunktist väljuv nafta moodustab üle 90% nende nafta jaotusest ja mitte midagi sellest ei lähe läbi. Nii et mis siin juhtus, on see, et Iraan sai tõesti hoogu juurde, sulgedes Hormuzi väina. Me läksime relvarahu poole, nemad tahtsid sõda lõpetada ja president Trump hindas seda olukorda. Ja ma arvan, et ajastus oli erakordne. Tead, läbirääkimised kukuvad läbi ja ma arvan, Stuart, et iraanlased hindasid olukorda valesti. Ma arvan, et nad usaldasid liiga palju seda, mida nad saavutasid. Hormuzi väina puhul ma ei taha alahinnata seda, mida nad selle sulgemisega saavutasid. Nad tegid seda, aga arvasid, et sellel on suurem mõju presidendi ja meie läbirääkijate mõtteviisile. Ma arvan, et nad läksid sinna arvates, et me anname kergesti järele meeleheitest. Aga see pole kindlasti nii, mitte mingil juhul. Isegi, ma mõtlen, president ütles seda avalikult ja kindlasti ka läbirääkijatele. Ta ütles neile eraviisiliselt, et ta tahab kõike. Ja ma olen veendunud, et nad kutsusid ta tagasi, et saada üksikasjalikku tagasisidet ettepaneku kohta. Ta ütles, mitte mingil juhul ei ole mingit järeleandmist, mida nad tahtsid. Kahjuks ei saanud me kõike, mida tahtsime, nii et lõplikku kokkulepet ei ole. Ja rääkides läbirääkimistest, käis Karibaf pidevalt välja, et rääkida kellegi tähtsaga. Usun, et see keegi oli väga tõenäoliselt Ahmad Vahid, IRGC juht, ja kuigi ma ei ole täiesti kindel. Tead, tema ei ole see, kes juhib. Me tapsime esimese ja teise, aga see mees on karm. Kui see nii on, siis revolutsiooniline kaardivägi kontrollib Iraani, kindlasti. Õige, aga see on suur tõuge. Me võtsime iraanlastelt kõik ära ja näeme, mis saab. Vaata Iraani. Tead, sõja küsimus on selles, et see on põhimõtteliselt tahteproov ja sinu vastasel on siin alati valikuvõimalusi. Ja ma arvan, et me just sundisime neid eksima ja saime palli tagasi. Jah, see ongi, kus me praegu oleme. Okei, aga iraanlastel on valikuvõimalusi. Nad võivad tekitada ummikseisu ja panna meid higistama, öeldes, et nafta ja majandus on nende jaoks tähtsamad. Sundides ameeriklasi taanduma. Teiseks võivad nad seda proovile panna. Saates oma naftatankerid sinna ja vaadates, mida me teeme, ma tean, mida teha. Meie merejalaväelased lähevad pardale ja peatavad selle. See on see, mida me teeme. Nad võivad kasutada mingil kujul sõjalist jõudu, Stuart. Ma vabandust, tahan sellele keskenduda, sest senaator Mark Warner ütleb, et USA-l oleks vaja 1000 maavägesid, kui tahame Iraani uraani konfiskeerida. Kuula seda uuesti. See valitsus teab sõna otseses mõttes vaid paar päeva pärast selle valikulise sõja algust ja me peame seda endale pidevalt meelde tuletama, et sellest rikastatud uraanist vabanemine tähendab väga lenduvate 1000 naelaste silindritega tegelemist. See ei oleks lihtne operatsioon. Vajaksime 10 000 sõdurit koha peal perimeetrit valvamas. Me peaksime saatma eriüksuslasi ja iraanlased võiksid siis pommitada seda rajatist ise, potentsiaalselt meie väed lõksu pannes ning see lenduv uraan oleks väga ohtlik. Tal on õigus, et see nõuaks 10 000 sõdurit ja Tiia sõnul teeks president seda. Mul on hea meel, et tal pole mingit pistmist sõjaliste operatsioonide planeerimisega. Ma austan tema poliitilisi oskusi, aga ta ei tea praegu sõjalise juhtimise kohta. Millest ta räägib, eks? Jah, ma mõtlen, see on üsna hoolimatu käitumine panna 10 000 sõdurit maale, et iraanlased saaksid lihtsalt nende pihta tulistada nii palju, kui tahavad.
Esiteks, selleks, et mingit ala kaitsta, ei oleks sul vaja nii palju sõdureid, arvestades, et me kontrollime õhuruumi, eks. Nii et me ei muretse maismaa rünnaku pärast. Kui me jääme maale mõneks ajaks, ja ma ei ütle, et see poleks keeruline operatsioon, siis oht ei tule teistelt maavägedelt. Me saame sellega hakkama, sest meil on kogu õhuvõim seal üleval. Nad oleksid kohe seal tead. Need oleksid droonid, raketid ja juhitavad raketid. See olekski oht ja kuidas me kõige sellega toime tuleme. Aga kuula, kui me kavatseme sellise operatsiooni läbi viia, siis CENTCOM-i ülem admiral Bradley ja SOCOM-i ülem, kes varustaks vägesid, ei teeks presidendile ettepanekut, kui nad ei usuks sellesse. Et risk on vastuvõetav, arvestades missiooni, mida me püüame täita ja riski meie vägedele. Ma ei eita riske vägedele. Jah, ma ei ütle, et kaotus ei oleks. Võib-olla oleks. Iga kord, kui sa lähed lahingusse, võivad olla kaotused. Aga kuula, et sa aru saaksid, Stuart, on ka teisi viise selle saavutamiseks. Üks viis oleks võtta kontroll Kargi saare üle või isegi ähvardada selle üle kontrolli haaramisega, öeldes, andke alla, loobuge vabatahtlikult tuumarikastamise programmist või me võtame kogu teie nafta, üle 90%. Või me võtame selle endale või hävitame selle. Jah, üks või teine. Olgu, see on siis veel üks hoob, mis meil on. Ma ei riskiks ühegi sõduriga. Näe, iraanlased peavad otsustama, kas nad täidavad seda või mitte. Alati on tore sinuga rääkida, kindral. Sa tead, millest räägid. Suur aitäh, kindral Jack Keane. Näeme varsti. Kogu tähelepanu on Iraanil, aga fookus on ka Liibanonil, kus Iisrael ja Iraani toetatud Hezbollah jätkavad rünnakute vahetamist. Siin on näha Iisraeli rünnaku tagajärgi pühapäeval. Hezbollah tulistab praegu jätkuvat rakette Iisraeli põhjaosa pihta. Sel nädalavahetusel külastasid Benjamin Netanyahu ja Israel Katz Lõuna-Liibanoni, et kohtuda vägedega, kes seisavad silmitsi Hezbollahga. Iisraeli kaitsevägi väidab, et nad on juba kõrvaldanud üle 100 rühmituse võitleja ühes piirkonnas. Netanyahu lisas järgmist. Meie vaenlased, Iraan ja kurjuse telg tulid meid hävitama, kuid nüüd võitlevad nad lihtsalt oma ellujäämise nimel. Me näeme seda kõigil rinnetel. See on Iisraeli riigi ja Iisraeli kaitseväe erakordne saavutus nii meie tavaväelaste kui ka imeliste reservväelaste poolt. Iisraeli rahvas tervitab teid. Iisrael ja Liibanon valmistuvad sel nädalal Washingtonis toimuvateks otseläbirääkimisteks, mille eesmärk on Hezbollah relvitustamine ja püsiva rahu saavutamine kahe riigi vahel. Kuule, Trey, kas arvad, et Iisrael kannatab, kui nad üritavad Punast merd sulgeda, nagu nad ähvardavad teha, kui me jätkame blokaadiga? Mida me umbes tunni aja pärast teeme? Kindlasti! Me räägime Bab el-Mandebist, piirkonnast, kus iraanlased võiksid kasutada oma käsilasi, hutisid Jeemenis, et blokeerida rahvusvahelist meretransporti. Nad on ähvardanud seda teha, kui nende sadamad Hormuzi väinas blokeeritakse. Oleme varem näinud, kuidas hutid on sellesse konflikti otseselt sekkunud. Üks suur mure on see, et Iraan võib tõepoolest kasutada hutisid, et rünnata laevu Punases meres rakettide või droonidega, mis oleks väga ohtlik. Kõik see toimub olukorras, kus Ameerika Ühendriigid kontrollivad täielikult mitte ainult merd, vaid ka Iraani õhuruumi. Viimase 40 päeva jooksul on Ameerika Ühendriigid ja Iisrael Iraani mereväe hävitanud. Seetõttu on neid vähe võimalusi vastata sellele Ameerika Ühendriikide mereväe blokaadile Hormuzi väina lähedal vaid 2 tunni jooksul. Kuid on suuri küsimusi selle kohta, kuidas ja kus iraanlased vastavad. Trey, kas reaalselt toimub režiimi muutus? Sest kui sa vaatad kaarti, siis Iraan on territoriaalselt tohutu. Ja ma ei tea, kui palju nende sõjaväelase või režiimi liikmeid meil õnnestus kõrvaldada, aga kui suured on võimalused? See on väga hea küsimus. Ja vaata, Ameerika Ühendriikide ja Trumpi valitsuse fookus ei ole režiimi vahetus. Me kuulsime president Trumpilt, sekretär Pete Hexetilt ning samuti keskväe juhatuse tippjuhtkonnalt ja ühendstaabi ülemalt. Ameerika Ühendriigid ei taotle režiimi vahetust, kuid ma rääkisin siin Iisraelis piirkondlike ja luureallikatega, kes ütlevad, et kui Iraani majandusele avaldatav surve jätkub, võib see avaldada suuremat sisemist survet sellele, mis sellest režiimist veel alles on. Ja just sellepärast on Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli ähvarduste keskmes olnud Iraani energiatööstuse infrastruktuur, mõistes, et see on Iraani majanduse üks kriitilisi osi. Kui see võetakse sihikule ja iraanlased ei pea läbirääkimisi oma tuumaprogrammi ega Hormuzi väina üle, avaldab see režiimile veelgi suuremat survet.
see ei tähenda tingimata režiimivahetust, see on kauge eesmärk, eriti Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide jaoks. Aga kui vaatame olukorda koha peal, siis Iraani režiim ja nende islamirevolutsiooni kaardiväeväed kogu riigis kontrollivad endiselt Iraani peamisi linnu. Trey, mis on Pakistani seisukoht? Ma tean, et nemad on selle ürituse võõrustajad ja on selge, et iraanlased tulid taas läbirääkimistele teostamatute ettepanekutega. Nii et Pakistan julgustas neid läbirääkimiste laua taha tagasi tulema. Jah, selliste inimestega on seda raske teha. Kas nad siis toetavad meid, kui me naaseme, nagu president ütleb? Tead, pommitades kõigega, mis meil on. Teated näitavad, et vahendajad püüavad pooled kokku tuua, et lahendada 2 olulist küsimust. Iraani uraani rikastamine ja olukord Hormuzi väinas. President Trumpi eesmärk on lihtne, takistada Iraanil tuumarelva omandamist. President alustas operatsiooni Eepiline raev paljude oluliste andmetega. Varem läksid tema erisaadik Steve Witkoff ja Kushner heas usus läbirääkimiste laua taha. Aga iraanlased ütlesid delegatsioonile, et neil on juba kõrgelt rikastatud uraani, et luua 11 tuumapommi. On valitsuse kriitikuid, kes ütlevad, et operatsiooniks polnud põhjust, kuid president uuris luureandmeid, mis näitasid, et iraanlased oli peaaegu valmis tuumarelva looma. Ja rikastatud uraani puhul räägime materjalist, mille puhtus on 60%. See on vaid samm. 90% puhtusega on see materjal relvakõlblik. Kui iraanlased hoiavad uraani ja rajatisi, kus hoitakse ja toodetakse rohkem rikastatud uraani, on nad tuumarelvade lähemal. President oli selge, see on see Värbai jaoks punane joon. Iraanlased kas loobuvad oma rikastatud uraanist või võetakse see neilt ära. Jah, ja pidage meeles JCPOA osas, kui inimesed oleksid arvanud, et me teeskleme, et see on suur kokkulepe, oleks see haihtunud. See eksisteeris, kuid aegus pärast 10 aastat. Nad oleksid võinud teha rikastamist nii palju, kui tahtsid ja 3 tsentrifuugiga oleksid nad kergesti jõudnud 60%-ni, nagu me nägime. Trey, aitäh!